Mängus Flora vastu punase kaardi, kaks kollast ja kokku punase ja seetõttu täna teda ei ole, aga nüüd siis soojendused kõik tehtud ja pall mängus võitis. Vaatame nüüd, siit on kasti püüdmas Viimsi tungida, Kaalma läheb eemalt löögile. Välba noolib natuke tagantpoolt, nüüd tuleb sinna Pahi pea peale ja latti Viimsile. Jälle sinna Pahi pea peale ja nüüd tuleb värav 13. minutil. Ja ikka Penda Pahi pea peale mängimine oli see, mis tulemust tõi. See läks nüüd liiga väravavahi peale, Kõrran sai seal. Ja tuleb sinna võitlusesse ja ei saa, nüüd väravale pihta Õismets. Otsitakse Helli ja Hell saab pall kätte ja Hell versus Kõrran ja Kõrran jõudis seal see kaardi järele, aga peakohtunikul seda mõtet ei olnud, senderdus kasti ja seal päris ohtlikult pall lahti. Oma kollasega kätte. Oi, ohtlik palli kaotas Viimsilt ja tuleb 1-1. 1-1 ja number 11 lööb selle Jõelaid. Ja Tabasalul on rõõmu palju siin täpselt tunni täitudes. Saar otsib taas Kasukit, väga hea pall, Kasuk on 1-1 ja lööb üle sealt. Aila hoiab palli, leiab Õismetsa, Õismets on kastis palliga, tuleb sealt värava ette, seal on hea löögivõimalus ja nüüd Kasuk lööb siin 77. minutil 2-1, see mis jäi seal mingi minut tagasi, jäi löömata, super võimalus, no nüüd siis kohe heastab selle ja nüüd on maakorda siis Viimsi live-tabelis pronksi kohal, see siin on vahetunud iga värav. Õismets läheb sealt läbi 1-1, Õismets on 1-1, ei löö ära ja seal Valk oli ka lähedal seal. Kohtunik vaatab juba kella ja kas tulebki vile ära. Ja tundub nii, lõpuvile kõlab ja Viimsi võtab siit 2-1 võidu Tabasalu vastu ja Andras Tiits täna 1-2 kaotus. Millised su esimesed mõtted on, mis valesti läks? Ütleks, et otseselt midagi valesti ei läinud, et tegelikult teine poolaeg näitasime sisu, ründasime, olime aktiivsem pool, et võib-olla esimene poolaeg tulime liiga madalalt, et oleks võinud kõrgemalt minna, julgemalt minna, ründavalt minna, et see teine poolaeg võiks meie nagu alguspunkt olla, et ma arvan, midagi läinud valesti, lihtsalt Viimsi lõi ühe värava rohkem täna. Päris palju nurgalööke tuli seal esimesel poolel vastastele, millest nad ka lõid värava ja oli mitu momenti, kas see on siis üks koht, et tuleb neid nurgalööke vähem anda ja paremini kaitsta? No, me harjutasime trennis ka, aga me teadsime selgelt, et nad proovid sinna Pahi peale mängida, ta on Eesti naiste siis meistriliiga mõistes nagu pikk mängija, võimekas mängija, see ei ole ta esimene värav, ta on meil enne ka löönud ja ma arvan teistele ka löönud siin, et seal markeerime, pärast me läksime kahe mängija teda võtma, et seal me suutsime enam-vähem ära lappida sellest, aga jah, keeruline, et seal peab kindlasti tööd tegema ja vaeva nägema, et need momendid nagu vältida, et me lasime võib-olla ise ka liiga palju nurgalööke, et nendes momentides peame ka üle vaatama. Aga teisele poolele tulite palju paremini, ütlesid, et esimesel poolel olite madalal, et kas oli veel midagi, et kas tegid seal ka kurjemat häält vaheajal või muutsid midagi? Ei, otseselt kurjemat häält ei teinud, et me lihtsalt võtsime kohe selle suunise, et me tahame üles poole minna ja ründavamalt minna, et meil oli selgelt vaja väravat, millega me kätte saime, et ma ütleks, et see teine pooleks Viimsi värav oli vastumängu käiku, et pigem me olime see naiskond, kes mängis palliga ja domineeris pigem, et kahjuks täna nii. See tabeliseisu pronksi heitluse mõttes päris valusad punktid täna läksid, et mis sa selle pronksi heitluse seisukohast ütleksid? Ma ütleks, et mäng on veel küllalt, et siin on eksimusruumi küll, et ma ütleks, et midagi
midagi kadunud, et me võtame optimistlikult ja ma arvan lõppude lõpuks eks vaatame, mis hooaja lõpus, mis see tulemus on. Et kindlasti me tahame sinna top 3 jõuda, et see on meie nagu eesmärk, aga võtame mängu haavalt. Okei, aitäh, tundub, et aku on vist tühi. Okei, aitäh ja edu. Pane teine kaamera. Ja. Kohe, üks hetk, oota. Karoli Kasuk, täna võiduvärava autor, millised siis emotsioonid ja esimesed mõtted on mängu järel? Tule üks sammuke lähemale. Ei, loomulikult suurepärased, et väga tähtsad 3 punkti meie jaoks kindlasti. Et oleme võistkonnaga meeletult palju vaeva näinud terve hooaja vältel ja tõesti, et väga tähtsad ja väravat loomulikult alati on tore lüüa, aga eriti eriliseks teeb selle see, et ka pikk vigastuspaus oli, nii et nüüd on see siis loodetavasti lõppenud ja lähme edasi siit. Kas palju vaeva olete nende nurgalöökidega ka näinud, et esimesel poolel sealt päris palju ohtlikke olukordi teil tekkis? Jaa, loomulikult oleme neid harjutanud palju ja eks mängud on näidanud ka, et oleme muutume nendega järjest paremaks, et peaaegu iga mäng oleme sealt midagi ohtlikku suutnud tekitada ja aga esimene poolek teil üldiselt ka päris hea ja teisel poolel kuidagi Tabasalu muutus paremaks, et millest see tuli? Selles mõttes, eks see, nad tulid tagasi, et me teadsime ka, et me seda 3 punkti tahame, võib-olla ka natukene tuli jalga see värin sisse, aga saime oma tempo ilusti tagasi peale ja lõpuks võtsime oma. Võtsite oma jah, tänu siis sinu väravale, sul oli 2 supermomenti seal järjest, et kirjelda neid, et kas see teine oli siis suur kergendus, kui see esimene oli siis üle või mööda läinud? Eks kindlasti oleks kriipi mõelnud, kui see teine ei oleks sisse läinud, et see esimene esiteks suurepärane pall viskatarilt ääre pealt, et aga eks seal ongi, et nende olukordadega sul tekib selline nagu tunnel justkui, et lähed ja siis läks natuke vale kohaga, sain esimesel pihta, aga teisega rehabiliteerisin loodetavasti ära. Teisega läks siis õige kohaga ja täpselt nii nagu tahtsid? Jah, õnneks küll. Väga magusad punktid ka tõusite nüüd 3. kohale, et kuidas tundub, kas Viimsi ajalooliste medalite lõhna on juba natuke tunda? Selles mõttes loomulikult, eks me kõik loodame seda, aga võtame ikkagi mängu haavalt, et iga mäng on väga oluline ja siin tuleb nüüd mitte lasta nendel medalitel kuidagi seda fookust kõrvale viia, et peame suutma hoida seda sama head rütmi ja tahet, nagu meil praegu on ja kui sellega saame hakkama, siis on kõik võimalik. Okei, aitäh ja edu siis hooaja lõppfaasiks!